olemas ja on proovinud arendada kantimist Mariannale praegu väga hästi 4 kordust tehtud. 5 kordust, natuke rehv lappab, aga ergutame. 7 kordust ja kohe tuleb esimene aeg. Teeme kõva aplausi, Marianna lõpetas. Nii. Ja nüüd ergutame Katariinat. Pool on läbitud. 5 kordust tehtud, te kuulete, millised matsud ja mütsud käivad. Ergutage, õpluke naisterahvas. 6 kordust tehtud, 2 kordust veel. Läheb. Ja viimane kord on jäänud, viimane kordus. Ja aeg. Väga hea sooritus. Võistlevad valmis. Nii, ja nüüd ergutame. 1. Kätki Piirimaa läheb väga hea tempoga praegu, kes on siis linnavalitsuse koomine. Marianna aeg on tal hästi teada tegelikult 37-8. Väga hästi läheb jõuliselt, naperdakime. 7 kordust ja kohe tuleb ka aeg. Nii, siin on väga konkurentsi, ergutame Kalinat ka. Kalinal veel viimane kordus teha ja aeg. Nii, esimene antud üleval. Ops, nägite, 15 kilo läks otse üles sirge käega. Ja fikseerime ära, ühe käega tõukame 40 kilo palk. Ja üleval 40 kilo. Kõik 4 raskust. Esimesele võitja. Nii, 12 kilo olemas. Ergutame, otse 15 kilo, 20 kilo olemas ja nüüd 40 kilo palk. Kas tuleb ka sellelt alalt parim aeg? Ja olemas, see läks küll kergelt. Nii, ja aeg. 12.65. Mitte midagi muud kui lihtsalt tõsta see raam üles ja paneb punuma. Võta see raam maast ja paneb punuma. 100 kilo. 50 kilo järel ja Kalina aasta hästi. Ja hästi ergutame, 100 kilo on kätte osa. 100 kilo vähem, ühe käes 50 kilo ja niimoodi jooksavad naised. Opa! Nii, ajad said kirja ja Katariinad. Marianna on siis minu pool servas ja räägin siis linnavalitsuse poole peal. Kätile saab nagu 2 alavõitu. On väga hästi võistlenud. Marianna on meil äsja tundsin nüüd Eesti meistriks jõudvõstmises. Ja absoluutse Võistlejad on valmis. valima selle viimse tabeli järgi. Ergutame, tulevad võrdsed tulevad. Ei lohista. Ja tuleb ka aeg. Ja see on lausa jõustud ka väga kiiresti. Nii, ja nüüd Marianna ja Kätlin on valmis. Ja aeg läks. Ajad on ette teada. 43.58 minutit on teil aeg ees. Te
kes tahab alavõitu, peab vähemalt hoidma 44 sekundit või grammikene alla. Ja peab võrgusel ilusti. Ja ergutage. Loomulikult 2 miljonit võtast käest, see ei ole niisugune selline võrtsi raskus või tõhja raskus, et ei tea täpselt kui palju 5 kilo peal. Reaalne raskus, 30 sekundit on täis, ergutame. 43 sekundit aeg ees. 39, 40 sekundit. 44, 45 on juba. 53, kas tuleb minut ära, et nüüd ergutame, kas kättin tuleb minuti peale. Ja aeg. 1-0-0-0-9 tegi Kätlin tulemuseks. Nii. Ergutame Katariinat, 45 kilot on Tallinnas kohale tulnud siia, et Lõuna-Eestis võistelda. Jalgade lähedalt proovi tõsta, jah? Proovi. Oot, põlve peale, võta väga hea, näed. Proovi veel. Kui saad põlve peale, näed, Tarmo seletab. 90 sekundit kontrollaeg. 90 sekundit kontrollaeg, aeg on rahulikult tõsta põlvede peale. Lähedalt, hästi keha lähedalt, ja hästi keha lähedalt. Sõrmed alla ja tuleb ja ergutame. No oli peaaegu süles, noh. Aga tea aplausi, Katariina on tänaseks. Nii et ergutame nüüd Kaliinat. Viimane 5. võistlusala on siin toimumas Elva Idavalitsuse ees ja aeg läks. Nii, 45 kilo munas üles ja üle. 50 kilo, ergutame, 50 kilo. Nii, see on sõrme väga hästi, 50 kilo. Kaliina läheb 50 kiloga ja üle. Väga hästi. 64 kilo, 64 kilo. 64 kilo. Nii, 90 sekundit on aega, 90 sekundit on aega. Nii, ergutame, see 64 kilo ka. Proovib sõrmed seolt, niimoodi lükka ettepoole, sõrmed alla sinna, taiget ei tee, korralik vaane. Okei, tee aplausi, 2 kivi sai tuule alla. Täitsa ümarad kivid. Ma tänan. See ei ole minu omaga, sa oled nii tubli. 2 kivi Venna Pohhana on meile ka 34 aastat vanust ja läheb nii erutama Marianne on väga tugev jõudõst ja 190 kilo Marianne teinud jõutõmmet. Mul ei meeldi oma kohta juhtkooli, 190 kilo ja virtsi järgi, et siis kehakaalu. Ja 64 kilo on juba sülesse läheb. Kehakaalu ja tõmmati Eesti absoluutne rekordomanik Miksa Odeli järgi ka meestest eespool. Nii et 70 kilo kivi on süles. Erutame Mariannat ja 28.06 ja 4 kivi, 70 kilo. 8 naist andis kokku nimed üles, aga 4 jõudis ainult võistlust tulla kahjuks. Nii, ja Kätlin on valmis. Ergutame nüüd, rahulikult 45 kilo vaadatakse niimoodi sülle ja hopsti üle, näete. 50 kilo kivi. Võta keha lähedalt ilusti põlvede peale. Tõsta põlvede peale ilusti. Tõsta põlvede peale. Keha lähedalt. Nii, süles, hoia süles, ära lase, käed ümber. See on olemas, 50 kilo. 2 kivi on olemas, väga hea. 64 kilo kivi. Korralikult, hästi lähedalt jalad laiali rohkem, tõsta põlvede peale, nii. Hästi alt kinni, põlvede peale, siis seo käed ära, nagu eelmised tõstsid, ei saa rohkem. Aeg on 90 sekundit, aga loobub. Teeme aplausi, Kätlin andis siin natukene praegu järgi, tegi natukene põhipanevamaks võistluse. 2 kivi ja aeg 21.91. Nii et teeb siis ilman ette 3. koht Eestimaa tulema naise võistlusel. Saab ilus auto valika, saab väikse kampuse, saab auhindu, männi. Raskused olid täitsa parajad, sellepärast et me peame arvestama, et kõik naised jõuaksid ikkagi need teha ja see motiveeriks. Et ei saa öelda, et kerged raskused või rasked raskused, vaid täitsa parajad olid.
et nagu ma teada sain, on ta Eesti üks tippkuulitõukajatest ja ta on täitsa nii-öelda Eestimaa tugevama naise tiitlit väärt. Et tõesti, et ta võitles väga hästi, tundus, et talle need raskused olid mängleva kergusega, et väga vahva oli enda kõrval tõesti nagu veel osavamat ja tugevamat näha, et väga tubli. Aitäh kõigepealt, et tegelikult ma olen kuulitõukaja, et ma puutun tõesti niisuguste raskusaladega tõesti kokku. Niisuguse võistlusega sai endal nagu närvipinget ka välja, et mu enda hooaeg algab 19. mai, et nüüd on nagu võistluspinge emas, et on nii rahulik võistlema minna. Rannu saime annab talle 20 kilogrammi murusoonet. See rikselt on väike toolikene, kus saab istuda vahepeal ka puhatud ringi vahele ja sportlani poolt on tal 300-eurone kiik. Nii, võistlejad on rivist. Täna kohtunikud Markus Männik, staasikas võistleja. Saavutan meil siin maastriesikus vägiväika veostis Eesti keeli Arnold Kaskvõistlusel esikoha. Mees, kes on MM-i võistlenud 4 korral, 5 koostöös 8 kohta ette näidata. Ja Annar kimbutas meie enda külavõistlin Kaskvõistlusel. Blendhaus, Blendhaus esindaja Lauri Lämmi on siin kohal, Lauri tõsta käsi püsti korra. Näete, Lauri on kõrvuti, näete ka. Turbetus arvus. Nüüd on null ja nüüd hakkab... Juhid, tempo. 2 võrdlust. Kolm võrdlust on juba leedusse. 4. Romes saab hakata tagasi kantima. Ergutame. Kolmul enda ka. Uuesti tulas maa mütsud, 300 kilogrammiselt ja teine ja rehvid on vastu maad. Mütsule. Nii, saame teada esimese aja. Kohtunik Markus tuleb sinna juurde, vaatab, et on vaja kirja. Silma üle, et meil on kohtuliku näitaja juurde. Ette Eesti ikkagi paletama Eestis. Sest tegemist on ikkagi 38. Romet veel 38, kohtnikud näitavad sekretär. Valmis. Praadel oma pooltees ja nüüd Magnus Tour õutus ajab kiiresti, Stenga tänkla tagasuudikumalt, 10 kordust on kandida, see ei ole suur kõrge, 10 kordust on väga pikk distants, seda kohal ei tohi väga kiiresti rabistada, muidu tõmbab kinni ja nii, Magnus Tour on pöörde, 5 kordust tehtud ja Sten on juba jõudnud järgi ja Sten on uuesti ilusti, Baltari poolt ilusad, värsked treenid, tutt uue, hea on haarata ja nüüd on Steni tempo kiiresti, Sten paneb nüüd tempot juurde. Magnus Tour on kohe lähedal. Magnus jõuab veel enne see 10 kordust, mis jõuab küll napid enne. Nii, Magnus lõpetas ja kohe ka Steni aeg. Nii, korras, Tarmo saab sealt ka Steni aja. Ja Markus tuleb ütleb linnavalitsuse poolt selle aja peal. Snapaatel on parem järgida. Nii, ja nüüd. Marko Rennik läheb väga kiire hooga. Marko tahab saanud kindlasti 300 sekundi alguses seda aega, peab tulemus ette teada. Minuski peatab käega selle kinni, et lehv põrkama väga jääks. Kogu aeg on haardes, pikka vahet ei jätta, väga hästi läheb Marko, ergutame. Ja Kalm tuleb samuti, Kaido Sirre tuleb samuti väga hea tempo, välja saab kohe pooldistantsi läbi. Kuid siit tundub, et Marko Rennik on tulemas päeva parim aeg, kindlasti Marko on tänama tuld jahtima siin kõige kirjama tiitli. Nii, 10 kordust on Marko kirja, palun ei laita tuld rehvi just ära. Ja saame teada, milline tulemus on Marko Rennikule. Kaidot, ergutame Kaidot. 31-25 on Marko Renniku tulemus. Ja nii, start kõlas. Kumber meie enda mees kirja all elav. Ja praegu tulevad liiklida väga võrdselt. Tempo on hea, tase on tõsiselt hea täna, sest mehed on väga võrdselt. 10 kordust 300 kilogrammis rehvi vaja kantida. Nii, Mihkel läheb juba pöörde peale koos lähevad. Nüüd alustas koos, täpselt koos. Ja seadis kordust. Nii, Mihkel läks natuke ette. Nii, kas nüüd jõuavad koos. Kunju. Mees liikmed hakkavad tulevad väga võrdselt lähevad. Kes jõuab? Mihkel saavad Frantsik Kumberist enne.
väga tasavägine võistlus, väga tasavägine. Näete, 10 kordus 300 kilogrammi kaalu tehti ainult murdosa sekund. võistlejad valmis? Nii, Raimo tuleb väga hästi. Raimo on juba ette rebinud kohe. Arvo Ottender on meil kõige väiksem mees täna, siis ainuke mees, kes alla 100 kilo ergutame. Arvo Ottender oli kaalu vaid 97 kilo. Raimo rüütas poole peale. Raimol on veel 5 korda jäänud. Väga hästi läheb Raimo, väga hästi läheb. Raimo on jätki hiljuti ja väikselt igastusega kimpus, kindlasti teeb ettevaatlikult, et mitte eelmise ala kohe traumat saada. Nii, Raimo Ottender jõudis poole peale, 5 korda tagasi. Ja Raimo nüüd kohe lõpetab selle 10. korduse. Aeg. Erutame nüüd Tarmo Ottendrit veel. Kõige väiksem mees, kõige lühem ja kõige kergem, aga mees on tulnud suurt ja oma jõudu proovimõtki. 41-16 on siis Raimo Rüüt aeg, uskumatult nii graafik. Praegu kiiresti peale vaatama, siis tegelikult on ütleme nii, et 40 sekundi sees on kõik 10 mees. Valmis. Vaatab, kuidas suured mehed ees teevad, võtab snippi ja on väga hästi võistelnud ja täna tund ka kohe välja Eestimaa rahumehele, Rehnat laperdab, aga ergutame Mattias ka. Mattias noor mees, kui teised olid siin juba 35-36, siis Mattiasel väiksel oli panustatagi vähem. Üks kõrgemaid ja kergemaid poisse täna siin Mattias 26 aastat, 115 kilo. Nii et Mattiasel läheb väga hästi ja üle poole juba tehtud, ergutame. Mattias teeb väga hea tempoga. Nii ja kohe saame Mattias aja teada. Saku sponsor avaga, nagu näete, siis kohvid on tehtud spetsiaalselt, et mehed lähevad õlle kohvitega, aga tegemist alkoholiga oli reklaamiga siin. Ja start on mõlemad, ergutame. 250 kilo kätte otsas, Urmet läheb tagasi õiglikult, väga õigesti, ettevaatlikult. Roek pani tempo juurde, pani korraks maha, võtab uuesti. Ergutame, 250 kilo meestel kätte otsas, 125 kilo ühe käe otsas, ei ole suugi järgi sellele joostasid. Kõik üle. Nii, ja nüüd on aeg, esimene mees lõpetas. Esimene mees lõpetas. Tuleb ergutame Urmetit, ei ole keegi neid nii suurt meest, 2-0-4 pikk. 23-55, esimene aeg. 75 sekundit kontrollaeg, 75 sekundit kontrollaeg, selle aja jooksul on Urmetil võimalik minna, peaasi, et liiga ei tee. Urmetil oli selline natuke andis tunda, aga korra kahtles, kas ta tuleb, aga lõpuks tuli kohale. No ergutame Urmetit, et peaasi, et liiga ei tee, aga kas jõuab lõpuni välja? Mees võiks saavad mängida kogu 2-5 pikkust siis proviisori ametit, et on õppinud proviisoriks, et ta tahtsid kindlasti mainitakse seda. Nii. Valus aega hästi, Sten tuleb kohe järgi, ergutame, mehed lähevad mõnedega võrdselt, 20 meetrit saab kohe läbitud, jalg joone peale olemas, nüüd tagasi, 250 kilo on käte otsas. Ei ole kerge meestel, ergutame. Magnus võrdis natukene ette, kas see on niimoodi järgi, et saab 40 meetrit täis, nii. Ja aeg. Sai see sooritus nendel meestel läbi, 2 ala nendel tehtud. Kaido Sirge. Siin poolt minu puusu peale ja Marko Rennik paneb kohe minema kiiresti, 250 kilo kätte otsas, ajad on ette teada, 23.55 on parim aeg praegu, kuid Marko Rennik annab kindlasti endast maksumi, et pärast ei jääks ergutame, viimane lõppule, pakkuda hästi. Ja nii! Siit tõenäoliselt tuli praegu ja Kaido on jäänud mõni meeter veel. 250 kiloga ja ka üle.
Mihkel Räädik, Gunnar Kimmukas. Kui on väga kauge eemal, siis läheb halvasti ära. Gunnar tahab siit ette, Gunnar andis natukene ära. Punkt Reefi rantimisest, kui praegu võtab Gunnar toes, Mihkel järgi. Paneb maha, keegi võetud ja nüüd Mihkel tuleb kiiremini. Eelmutab, Mihkel tuleb väga hooga. Kas Mihkel tuleb ja lööb siit ka Marko ja kohe tuleb lööb. Gunnar Joone ja nüüd. Väga tasavägine võistlus, kui esimene Võssala oli väga tasa. Nii, Raivo alustas, Tarmo teha kõige kergem mees, möön öös, 7 kilo endal ka, ergutame. Ergutame kõvemini, üks aplausi. Mõelge ise, kui teil oleks 250 kilo kätte otsas, Raimo tuleb. Ega mõistjatel on palju lihtsam võistelda, kui te olete siin ja aplodeerite ilma publikata. On raske võistelda, publiku paneb olnud osa. Raimo Rüütel lõpetab. Tarmo Ottunder on siin liikumas või distansi peal, et 75 sekundit on kontrolliaeg. Kaugele me jõuame. Kaugele siis Tarmo Ottunder jõuab see raskustega, aga Mattias Viljamaa saab jälle valida endale raja ja ennast juba valmis panna. Nii natukene veel, et siis abimehed saavad võtta juba selle lindi, et mõõta palju puudu. Pange kirja siis palju taga läbis. Tagumise servast nüüd ära. Tagumise servast. Las te jäädki ära kokku keri rohkem. Ergutame! No natukene veel. Valmistumas. Sten Karol valmistumas ka, et peale Mattiast, et tegelikult ala kestab ruttu 30 sekundit kuni minut ja tegelikult 120 kilo. Kaido kaalu natuke enda üle 120 kilo. Üleval, üks kordus kirjas, teeme aplausi. Tulemus on kirjas. 75 sekundit on Kaidole aega. Mattias ja Sten paneb ennast valmis. Teine kordus, suhteliselt puuta jõua, Kaido surub seda raskust. Kaido on väga hea suruja, üle 200 kilo siin, surub ka kangi, päris mitukümmend kilo. Et rinnad surumine üks tugevaid külgi Kaidol on. Palga on vahepeal vist möödas tagasi ägas olnud, aga praegu palk on väga hästi. Priitseb siis jõudu on. Ja 3 kordust kirjas, väga hea Kaido. 3 kordust 120 kiloga. Marianna, kes sai Eestimaa tugeval naisel täna siin teise koha, on Kaido siin elukaaslane, siis kõige tugevam Eesti paar täna võistlemas meil siin. Marianna ja Kaido, et läheb Kaido, ergutame nüüd, vaestab kohe otsa, kas tuleb 4 kordas ära. Läks ja üles. 4 kordust kirjas. Nii, ja 4 kordust. 4 kordust Kaidole. Nii, kuulame peakohtuniku Vile, 75 sekundit aga vahel jooksma. Võistlejad valmis. Võib kinni võtta raskusest juba. Nii, Vile Kala, 75 sekundit hakkas jooksma. Sten alustab kiiremini. Meil ka pikkust rohkem, 1 kordus kindlasti. Kodus puhka! Meil Mattias jaoks natukene raskus on suur. Ja Mattias juba loobub, aga teeme Mattiasele aplausi. Mattias siit ei saanud kirjaga proovis, tubli. Stenil on 2 kordust on Stenil, jah, Markus. Stenil on 2 kordust. Ergutame. Sten on noor mees, üle 1,90 pikk. Aalu on mehel. Nii, nüüd on kordus kirjas. Võistleja saab natuke päris ära loomisa, kui enda aeg ja ka varustused päris loomima ei tea. Ülevalt saab natuke valmistusele alumastega. Raske on võistleja just hetkel seda jälgida, kui sa 20 kilo sekketel kätte, kuhu ma täpselt selle asetan. Nii. 4 kordus kirjas, Kaidotegi saa tulemuse. Üks veel! Kas jõuab 5 kordus, siis saab Kaidost ettepoole. 120 kilo. 4 kordus sekketel kättele. Kas tuleb ka 5 kordus? Ja aeg. Ja ajaliselt oleks jõudnud. Peab siis võistleja suutma andma endast kõik
nii, et see maksimumpalki korguste arv kirja saaks. nii, mõlema on üks kirjas praegu. Romet läheb juba teise korguse peale, kuigi Raimo alustas natuke kiiremini. nii, Rometil 2. nii. Romet läheb rahulikult, ta saab alla ka, siis palk ei põrka nii palju. 3 ja näete, Romet teeb suhteliselt puhta surumisega ikkagi. Neli kordust Rometil, ergutame. 4 kordust on siiani parim tulemus. 4. Praegu on. nii, 5 kordust on Rometil. nii, Rometil. ja nii Vile kõlas. Gunnar Aus läheb ka tempokat ja hops, 1 kordus, helistama Viinak ülesse, sellest ma rääkisin ennem. nii. Läheb! 2 kordust Gunnar, Gunnar on kordusega ette ja tase peab kõlama, kui palju sellest teha tahaks. 3 kordust, praegu on 5 kordust parim. Gunnar läheb heas tempos, 75 sekundit on päris pikk aeg. nii. väga hea tempo, 4 kordust Gunnarid, jah? Uuesti! Magnus nii, 5 kordust on kirjas. kui Gunnar saab 6, on ta praegu parim selles alas. 6 kordust. nii, aga Gunnar teab, et tagant on tulemas, veel kutse ees. Märk on kõik ja veas, nii, Ergutame Gunnari Toiendo! Enda mees, korrus pärit! Aeg jookseb arvud, et kas jõuab veel? Jõuab äkki veel 1 korduse teha! Koos lõppu Vilega! Viimane kordus tuli! 9 kordust! 9 kordust! Sekundit! korruste peale. nii, Vile kõlas. Marko sai juurde. siin on juba oluline see, et palki tohi ka kaugele loopida, sellepärast, et kui palli kaugele ära viskab, ei saa kätte ja aeg jookseb arvud, abikajad aitavad, et rehv ei jääks sinna sisse. 3 kordust on nii. Aita, pane maha, raske on ju. 4 kordust on Marko. 4 kordust on Mihkel, läheb võrdselt, 9 kordust on ees. Gunnar kimbutas Eestimaa Raumes 2016, kes kaitseb tiitlit, tegi 9 kordust ette, hetkel 3. positsioonil. Mihkel Raadik praegu hetkel juhtimas, Marko Remmik teisel kohal. tänase võistluse käigus 9 kordust on teinud Gunnar, nad teavad kõike täpselt, et siit võtta ka ala parimad tulemused. Küsimus on see, kas jagub jõudu, kas oskavad jagada hästi tempot. aeg jookseb armutult, ergutame rahvas, ergutame! mehed saavad siis meil hästi võistleda, kui publik ka ergutab, see on väga oluline osa võistlejatele. Mihkel loobub. 9 kordust on Marko kirjas, kas jõuab 10? aga Vile! 9 kordust jäi kirja Marko Remlikul ja 7 kordust Mihkel teha. seda ei ole sugugi kerge teha, et minuti peale jõuda. täna otsid meil siin naised 5-kilosid kettad külgede peal, jõudsid minutini. nii, ja nüüd tuleb aeg. 52-22. Kodus puhkad! Eduti kauboodus meil siis sellise reklaamiga raskus ees hoidmas. Ander Arvalu särk seljas, mees väriseb, hoiab, aga hästi ergutab, nüüd on raskeks. nüüd on vaja ergutada, et mees kannataks ära.
kohtunikud märkus, käsi kõver ja kohtunikud paneb aja kinni, sest läks kõrgemale vaja tõsta ja käsi kõver ja 59-04. Rasmus tuleb praegu väga hästi, nii et ergutame. Mees on alles mõned aastad siin kaasa löönud. Kohe saab 30 sekundit täis. 30 sekundit on nüüd täis. On raske ergutada, aga... Nii, kohtunik tegi märkused ja fikseeris aja 37-69. Ergutame. Iga sekund on vaja. Hoia! 3 sekundit. Tarmo Silm. 39-82, teeme aplausi. 39-82. Minutit pole keegi veel hoidnud. Kaido Silme aeg 59-04. Ergutame. Võistleb hakkab varsti üldse üle raske aeg, esimene 15-20 sekundit sa saad ju hoida veel. 33 sekundit on täis, Raimar väga hästi läheb. 35, sa teadsid, 3. lõpus on mitu meest, aga ai! No sa võid ju teada, sul on aeg ees, aga tubli Raimar, 40-04. Vähemalt ette 30 sekundit. Ja läks. Jaagup. Kannatab nüüd ää. Kõrgemale. Nii. 10-80, Manus sai tulemuse kirja, 10-80. 30 sekundit. sekundit on väga hästi teha Robekil. Robek on meil kaitsele mees. Kodus kasvamas koos lasta, kolmikud ka, nii et kas tuleb minut ära? Minut on täis, iga lapse eest 10 sekundit hoitud. Ja nüüd tuleb ka aeg. 1-0-3, kohe 10. Kunnaril on vend abistamas, ema isa peab alati koos kaasa elamas. Ei anna alla, hoiab! 33 sekundit, Gunnar, väga hästi läheb. Elame kõik kaasa oma külamees, kodupublik peab toetama. Kui muu eeta, siis edu seisab peale hoitama. 45 sekundit, Gunnar, enne järgi. Peab kannatama. 52 sekundit. Kohtunikud karmid sõnad tulid, ütlesid, et rohkem ei saa, vend ka saanud kõrvalt abistada. 55-45, jäi natukene minutist puudu. Mehed saavad oma sõna siin öelda, Mihkel Raadik hoiab, Marko Remmik kohe tulemas ja Atlas Kivid on see, mis kindlasti tänase tulemusele otsustab. 25 sekundit on aegu kulunud. 30 sekundit. Ajad on ette teada. Paremal ajad on meestel teada. 40 sekundit. Järgmine õige kõrgas nüüd. Ja kõik. 49-08. Kindlasti on üks Marko Remmiku trumpalasid. Kui siin Marko praegu hästi esineb, siis on kõik võimalik, et on võimalik saavutada Eesti Maramäe tiitel 2017 esmakordselt tal endal. Aga enne kõike tuleb hoida see raskus, vähemalt minutike seal eessirgetel kätel. Ja praeguseks on aega kulunud meil 35 sekundit. Marko Remmik juba kogenud sportlasena teab ka neid teiste aegu. Oskab arvestada 40 sekundit. Elame nüüd kaasa, läheb raskeks, elame kaasa. Elame nüüd kaasa, aplodeerime, elame kaasa, sest on raskus raske. 50 sekundit ja vastu läheb siit. Ja aeg. Ai. 55-43. No on tasavägine võistlus. Urmet alustab, 95 kilo.
Urmetil siin tuleb pikkus kasuks, ülemäe kanna olemas. Nii, 115 kilo. Ja peale võistleja siis raskusi fikseeritakse ka see aeg. Et ots üle, aeg kirja, kui nüüd läheb kolmanda kivi natuke rohkem aega, pole hullu. Aga vaja, kivi aeg on fikseeritud. 135 kilo, Urme tegi natuke sellele liiga, alguses pidi üldse mitte tulema, siis ta loobus vahepeal, aga lõpuks tuli kohale. Kui ma sellega on Urmet aplaus väärt ja ergutamist, et 135 kilo, kolmas kivi on süles ja rinna peal peaaegu. Ja Urmet läheb pika sammuga olemas. 3 kivi ja kõik teeme aplausi. 3 kivi, tõstis Urmet ära. Terveid mehi meil täna siin. Nii, alustas. 95 kilo, väga kiiresti läheb. Järgmine kivi on juba kilokene või 2 Mattiasest raskem. Mattias oli 113 kilo, 115 kilo olemas. Väga hea tempo. Mattias teab, et Urmet tegi kiiresti ära 3 kivi. Urmet on kiiresti 3 kivi ära teha. Kapitani ümber kinni ja tõsta üle. Olemas. Nii. Nüüd oleks sinu aeg on. Kiiresti 3 kivi tõstetud. Aeg fikseeritud, nüüd oleks kindla päeva vaja minna. Rahulikult kivi sülle. Siis paar sammu ja siis oleks saa käed ümber suuda ja tõsta see raskus üle selle kõrguse saab. Aga nüüd ergutage, Mattias, noor mees, kaalu palju üle, altpoolt peab sügavalt võtma, sügavalt, kui libiseb ära. Ja põlve peale, võt olemas põlve peal, hoia, tead see ära, see ei tõsta. Vot nüüd see käed ära ja nüüd tõsta, keha lähedale. Ergutame Mattias, 160 kilo, noorme! Siuke mees! Sellist viimast võistlusala, 95 kilo kiiresti üle, ei olnud probleemi. 115 kilo. Kõik kivid lähevad üle, kõik olemas. 135 kilo. Ilustis üles. Lappa hingipises ära. Veereta tagasi. Nii, Koldulik ütleb, et selle koha peal, kus kivi kukkus, selle koha peal tuleb tõsta, mitte nii, et kivi nibiseb ära ja veereti kohe kohale 3 meetrit. Ja nüüd pikk mees, eelis olemas, sai kohe kaugelt üle tõsta. Kõik kivid lähevad üle. Nii, 160 kilo, ergutame ära, 160 kilo, siin on suur üleminek, 135, 160. Nii. Aega on 90 sekundit, eks siis tähendab sulet minut 30. On aega võistlejal seda sooritust teha. Ergutame, 160 kilo. Kivi on süles, hoia lingi ilusti. Ümbert ja liigu lähemale, põlvede peal, enne ei tõsta. Siis sägid uuesti, keha lähedale korralikult. Läheb. Kivi korralikult keha lähedale. Haare! Tõste! Ja nüüd tõstagi on üleval. Nii, 180 kilo kivi, võib tõsta sinna ette veeretada. 10 sekundit on aega. Kivi jõudis vähemalt ette veeretada. Läheb! Ja aeg. Ei jõudnud tõstma hakata, teeme aplausi. 4 kivi. Sten Karro. Algas kivid alati sobinud. Talle meeldib, et üle tõsta 95 kilo, pole probleem. 115 kilo, nagu näete, pole probleem. Need oleks nagu sees tühjad, uskuge mind ei ole. 135 kilo. Hoolaks säki ja tõstab üle. Need kivid ei ole sees tühjad. Kiiremini! Väiksematel on betoon, suurematel on juba raud sees, et anda see kaal välja. 160 kilo läheb Magnus otsa kõnnib üle. Vaid Magnus on esimene mees, kes tõstab ka 180 kilo. Nii, 180 kilo, Magnusel aeg on 4 kivi, väga hea aeg. Ja kivi on süles. Nüüd tõuse! Ja olemas! Esimene 5 kivi mees. 42-89. 42-89. Palju läheb, 95 kilo üle. Nii, Kaido, teine kivi. Peab elada kaasa. Sada 35 kilo, jääme Kaidole kaasa, viimane võistlus ära, 500, Kaido on vastu, 135 kilo ja on olemas.
160 kilo. Kuidas saada kõigepealt Raivo põlgade peale. Raivo Kerand erutab siin, et kes on ühe punktiga paljust ees ja on öelda, Raivo sina järgmine. Nii, liigub läheb, 160 kilo põlgade peal, näete mees võitleb, aplodeerib, erutame kaasa. Kes on 160 kilo, aeg jookseb arvutud, 90 sekundit. 16 minutit on aega võidelda. Kes on 160 kilo. Nii natuke libusalt käib ringi seal süles. Natukene jääb paljuks, 160 kilo. Nii. Priit, veereta too tagasi. Raivo alustas 96 kilosega üle. 115 kilo. Üle, tempo on hea. Nii, 135 kilo. Ja on olemas. 160 kilo. See on vaja sülle saada, sellega on vaja teha paar sammu veel. Paar sammu sellega, seda ei saa päris kohe otsa tõsta, veereta ei tohi, konturiki luba. Ja saab uuesti tõsta, topelt tõsta, seda teha raha. 160 kilo ja on natukene lähemalt oleks veel tõstma, natukene lähemalt, ei pisut kaugele. Ainult sentimeeter 13 ei puudu. Nüüd tuleb teha topelt tõsta, ergutame Raimond, natuke läks jõudu kaduma, 160 kilo tuleks kindlasti ära tõsta. Tõuseb kohe näitab poole ja võidab sealt lisapunkte. Ta suudab seda teha, sest ta jõudis meile liikuda nii ja hästi Raimole, korralikult sülle. Ja nüüd tõuse ja otse üle. Ja tuleb ja otse üle, lükka. Natukene, liiga ei teinud. No teeme aplausi Raimole, et 3 kivi saab kirja. Naiste võistluse parima selgitasime välja ja kohe saame teada ka meeste parima. Ramek alustab. Esimene tuleb ilusti. Ramek veel sai raskus ees hoidmises. Ainukesena suutis alavõidu, ainukesena suutis hoida minut 3, üle minuti ainukesena. Nii, 135 kilo. Väga hästi Ramek. 135 kilo. Olemas. Nii, 160 kilo tuleb võtta ilusti sulle. Nii. Lähemale minna, siis uuesti sättida ja siis lähedalt tõsta, kaugelt tõstad võib jääda. Puudu natuke nagu Raimo jäi. Nii, ja 160 kilo. Sai üle. Aitas natukene käega ja sai. 180 kilo. Selle võib paika veeretada, jaa. Jälgige teisi meil ka ikka. Kogenud võistlejad, jälgige teisi meil, mida võib teha. Palju aega on veel, Tarmo? 30 sekundit on aega. Ramek võistlus tules, Mikkel Radikuna limmutas, Marko Lemmik tulemas, tõmmad mehed vaatavad. Üks mees on 5 kilo ära tõstnud, Magnus Kõõr tegi seda, tegi väga hea ajaga. Nii, kuidas vaja, kas see tuleb ka? Ei tule, tundub, et asju jääs. No ei ole. Praegu üle peale suvi käes, aga teeme aplausi. Üks mees on kõik 5 kivi ära tõstnud. Nüüd on Mikkel sinu kord. Ja läheb kiiresti. Hops, see läks üle, see ei puutub ka. 115 kilo. Hops, sinu jälgi viimakas. Tee oma tähtsust kiiresti üle. 135 kilo. Rinna pea üles. Olemas. 160 kilo. Mikkel teab, mis sa peab tegema, et saada veel punkte. Nii, aga tuleb tõsta kellelgi üle palju, et saada vähemalt esikolmiku koht, sest need teeb midagi kingi. 160 kilo. Nüüd peaks olema esikolmiku koht kindel, aga Mikkel selline ei leti, äkki võidab veel mõne punkti. Ei tea, mis 2 meest veel tulevad, kes teevad. Võimalikult kiiresti 5 kivi. Siia on Mikkel väga hästi läinud. Elame kaasa Mikkel, 180 kilo. Nüüd ergutame Mikkel. Mikkel on väga hea jõudest, aga tuleb ka 180 kilo jääb täna vaja. Teeme aplausi! Mikkel on väga hea. Tundar pane nüüd! 196 kilo olemas. Tundar jääb kindlasti kõiki kilo tõstma, aga peaks siin ees ja 2 kilo üle. Kinna peale 115. Tempo on hea peal, 135 kilo. Läheb hästi Tundar. Nii, 160 kilo. Tundar tahab kindlasti kõik ära tõsta. Tundar lisa kõrval edutama.
kilo. Tempo peale, kas tule siit peale. Võta kõik on võimalik, praegu tempo peale, kinna peale. Väga hea, nüüd jääb oodata ja võtab ära kohtuniku aeg. Teisi kolmandaid kohti ja siis juba on otsustavaks ajaks andmine, kui nüüd Marko Rendiga alustas Ergutane. Marko on tempo peal. Kiire tempo, siiamaani on tõesti kiire tempo, 135 kilo. Väga kiiresti, abimeeste võist. Hakkas kive eest ära tõsta. 160 kilo kivi on süles. Marko läheb tõstma kõiki kive. Kas võtab siit kalavõidu? Kundar tegelikult on 5 sekundit ära. Ja 180 kilo kivi on süles. Võtab siit ümber kinni ja nüüd tõuseb. Ja vastu on olemas. Kõik kivid läksid väga kiiresti ja tundus küll kõrvalt vaadates, et siit tuleb 28-36. Kõik on rõõmsad, kõik on rahul. Anna, miks sa pilti ei tee? Ei ole kõik vaadama publikult oma poolt. Kuna aasta alguselt ei ole jõudnud nagu väga palju alade spetsiifikale keskenduda, et ikka on arenenud seda jõusaali uuesti üles. Peale seda 2 aasta pausi ikka need jõunäited läksid nii alla. Et ei ole nagu alade jaoks väga palju aega jäänud, aga sellepärast ma võingi väga rahul olla. Et muidugi need 2 alal need 2 sajandikku on närima muidu, aga võit on võit. Üks. Et tuleme siia. Seda oli liimiga.